USA ründab Iraani korduvalt kogu oma pommitajate arsenaliga, et halvata riigi raketistrateegia. Nüüd hävitab USA 1950-ndatel ehitatud asi kõik relvad, mida Iraan soovis 2026 kasutada. B-52 Stratofortress on valla päästetud ja viib läbi seni Iraani kõige laastavamaid rünnakuid. Iraani rakette enam pole ja selle režiim seisab silmitsi väga lihtsa tõsiasjaga. See on alles algus. Hiljem videos selgitame põhjust. Vaatame esmalt, mida USA on pommitajatega B-52 teinud nüüd, kui nad on saavutanud õhuülekaalu Iraani üle, pärast seda, kui USA ja Iisrael hävitasid 80% Iraani õhutõrjest. USA ründas Iraani pidevalt nädal enne 9. märtsi, olles halvatanud Iraani õhutõrje, mis oleks võinud rünnakuid takistada. B-52 on olnud rünnakute keskmes, nagu USA keskväe juhatus näitas, avaldades kaadreid nende pommitajate stardist Iraani suunas. Meil on siin haamer pärast täppislööke. USA saab kasutada oma vanimat pommitajat Iraanis, sest õhutõrjeoht puudub. B-52 piloodid peavad siiski ettevaatlikud olema. Üksikud õhutõrjesüsteemid on alles, kuid Ameerika pommitajaid aitavad veel mitmed allikad, mille peagi avalikustame. USA kasutab nüüd pommitajaid B-52, et Iraani vastu suurt tulejõudu rakendada. Ja niil pommitajatel on üks sihtmärk, mida nad ründavad täie jõuga – Iraani raketitaristu. Max Afterburner selgitab lähemalt, öeldes, et Ameerika F-22 ja F-35 stealth-lennukid on hävitanud kõik kaitsesüsteemid, mis Iraanil olid. EA-18J Growlerid on aidanud luua Iraani õhuruumis turvalisi koridore, et pommitajad B-52 saaksid otse sihtmärkideni lennata. Teised lennukid avavad tee B-52 Stratofortressile, et see pääseks Iraani ja hävitaks Iraani raketivõrgu jäänused ning tootmisrajatised, ütleb Afterburner. The Warzone selgitab, et esimesed Iraani jõudnud Ameerika B-52D ründasid siis, kui Iraani õhutõrje oli halvatud. Esimene B-52 laine saabus USA baasidest, tehes üle 30-tunniseid lende, et viia AGM-158 JASSM raketid sihtmärkideni kogu riigis. See meetod kompenseeris B-52 vargsuse puudumise. AGM-158 on vargsusomadustega tiibrakett, mis suudab märkamatult mööduda Iraani õhutõrjest. Nende rakettide tulistamine kaugelt võib olla isegi väljaspool Iraani õhuruumi, kasutades Iraagis või sõbralikes Pärsia lahe riikides asuvaid baase, võimaldas USA-l oma vananevate pommitajatega tugevalt lüüa, ilma et neid Iraani õhutõrje ohtu seataks. Viimaste rünnakutega olukord muutus. Iraan tunneb valu USA tegevuse pärast. Afterburneri mainimised Ameerika B-52 kasutamisest Iraani raketitaristu hävitamisel näitavad selget ja toimivat taktikat. I24 Newsi andmetel väidab Iisrael, et umbes 70% Iraani raketiheitjatest on juba hävitatud, mis piirab oluliselt Iraani võimalusi USA'd või Iisraeli rünnata. Iraan suutis osa kahjustatud raketiheitjaid päästa, kuid need viiakse maa-alustesse rajatistesse, mida rünnatakse punkribombidega, mistõttu neist pole suurt kasu. The Wall Street Journal märgib, et Iraani raketioht on nii vähenenud, et algsest villastustaktikast on saanud riskantsed üksikute rakettide rünnakud Iraani vaenlaste vastu. Iraani ballistiliste rakettide väljalaskmiste arv on 6. märtsiks langenud, 90% võrreldes sõja esimese päevaga. Ja tundub, et Iraan on sunnitud keskenduma püsivatele väikestele rünnakutele, selle asemel, et kasutada talle meelepärast massilist tulejõudu. Seda kõike tänu B-52-le ja teistele lennukitele, mis on tema raketivõrgu halvanud. USA strateegia on lihtne. Jätkata Iraani rakettide tugevat ründamist, kuni nende püsivus kaob. Sama nägime B-52 viimase kasutamisega Iraanis. Afterburner märgib, et 2 tundi enne 9. märtsi analüüsi avaldamist avaldati kaadrid, kus USA pommitajad tabasid Iraani ballistiliste rakettide stardiseadmeid ja tootmisrajatisi. Ärge alahinnake nende teiseste löökide tähtsust. Kuigi esmatähtis oli alati Iraani raketistardiseadmete mängust eemaldamine ning võimalikult suure osa riigi ballistiliste rakettide varudest hävitamine, olid Iraanil ka ambitsioonikad plaanid nende varude kasvatamiseks lähiaastatel. Iisraeli sõjaväeteatel suurendab Iraan viimastel kuudel raketitootmist, et kasvatada ballistiliste rakettide varu 8000-ni aastaks 2027. Seda ei tohi juhtuda.
sest Iraan võiks oma küllastusstrateegiaga hävitada peaaegu iga sihtmärgi Lähis-Idas, kui suudab piisavalt stardiseadmeid B-52 rünnakute eest varjata. USA keskendub nüüd rakettide tootmisele, sest nad on Iraani raketistardiseadmeid ja varusid tugevalt pommitanud, sundides neid varjuma. Eesmärk on peatada Iraani raketi tootmine, et iga järgmine Iraani raketistart vähendaks varusid, mida ei täiendata, sest B-52 pommitajad hävitavad raketitehaseid. See on USA geniaalne käik. Nüüd saavad B-52 pommitajad abi, et tabada Iraani täpselt ja tugevalt. Mainisime abikätt varem ja Afterburner selgitab selle päritolu. Mõned rünnakud tulevad tõenäoliselt B-52-lt, kus Predatori droon teostab luure ja jälgimist, ütleb Afterburner. USA on arendanud pommitajate strateegiat, kasutades droone luureks. Predatorid hindavad lahingukahjusid, et selgitada, mis on pihta saanud, mis jääb sihtmärgiks ja millised Iraani relvad võivad B-52 pommitajatele järgmisel rünnakul ohtu kujutada. See võimaldab B-52 pilootidel kaardistada ohutuid õhukoridore ning leida turvalisi kõrvalteid sihtmärkide suunas, mida pole veel tabatud. See on tõhus viis droonide kasutamiseks, sest kui need ei ründa, ei ohusta need piisavalt Iraani õhutõrjet, et ise sihtmärgiks sattuda. Ja mida me siin näha võime, on see, et USA võtab mõned õppetunnid Ukraina sõjast, eriti droonide kasutamise osas luure- ja jälitustegevuseks, ning rakendab neid õppetunde, et suurendada jõudu, mida annab õhuarsenal, mis on palju arenenum ja võimsam kui see, mis on Ukraina käsutuses. Predatorid sobivad selle konkreetse ülesande jaoks samuti hästi, kuna need on loodud vastupidavust ja mitmeotstarbelisust silmas pidades. Droon suudab oma 770 miilise ulatusega enne B-52 pommirünnakut suure ala luurata. Predator suudab tõusta 25 000 jala kõrgusele ja jääda Iraani õhutõrjesüsteemide tegevusraadiusest välja. Ühe Predatori üksuse hind on $20 miljonit, kuid see sisaldab 4 drooni, sensoreid, juhtimiskeskust ja satelliiti. Selle drooniga on USA-l kasutusel ja kasutusele võetud luuremasin, mis suudab vajadusel rünnata sihtmärki ka oma 450 naelase lastiga. B-52 piloodid saavad lisaks droonide infole andmeid ka muudest allikatest. Nad näevad täpselt, kus sihtmärgid asuvad, ütleb Afterburner B-52 kohta. Nad edastavad reaalajas infot teiste hävitajate MQ-9 ja RQ-4 Global Hawki kaudu B-52-le, näidates sihtmärkide asukohti ja järgmisi rünnatavaid objekte. Ameerika B-52 saavad rünnata lainetena. Nad ründavad tugevalt, varustuvad ja tulevad tagasi, rünnates uusi sihtmärke. B-52 võib oma üle 8800 miilise lennuulatusega õhus oodata, kuni piloot saab järgmise info. Sihtmärk ilmub, vajutatakse nuppu ja täppispomm saadetakse selle pihta. See on väga tõhus lähenemine, kohe räägime miks. Enne seda, see on The Military Show. Ja kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu, et sa ei jääks ilma värskematest Iraani sõjauudistest. Afterburneri andmetel tabas USA vananev B-52 pommitaja 9. märtsile eelnenud 72 tunni jooksul 200 sihtmärki, jätkates esialgset rünnakulainet. Ja igaüks neist rünnakutest vähendab veelgi Iraani raketivõimsusest. Kui B-52 tabab, kaotab Iraan kas raketillaskeseadme, raketivaru või ühe tunnelitest, mida kasutatakse rakettide transpordiks. Iga sellise kaotusega väheneb Iraani võime rünnata Iisraeli, USA baase või Pärsia lahe riike, kes toetavad otseselt või kaudselt Ameerika sõjategevust. USA muudab Iraani raketidoktriiniga riigiks, kuid ilma rakettideta. Seda tehakse üle 60 aasta vana pommitajaga. Ära lase vanusel end petta. B-52 pole logisev lennuk, mida USA kasutab parema puudumisel. See on pommitaja, mis USA õhujõudude sõnul heitis operatsiooni Kõrbetorm ajal umbes 40% koalitsioonijõudude relvadest. Praegune olukord Iraanis tõestab, et B-52 on jätkuvalt võimas tulejõukandja. Muidugi see ei ole vargpommitaja nagu B-2, mida USA kasutas oma esialgsetes rünnakutes. Aga B-52 suudab endiselt saavutada kiirusi kuni Mach 0,84 ehk umbes 1046 km/h.
ja see kannab umbes 31 750 kilogrammi relvi, mille hulka võivad kuuluda pommid, raketid ja isegi miinid. Kandevõime ongi asja mõte. Erinevalt hävituslennukist, mis kannab vaid mõned raketid ja pommid, suudab B-52 ühe rünnakuga heita 10 täppispomme ning tabada mitut sihtmärki enne taaslaadimist. Kui Iraani sõda jätkub, areneb ka B-52 roll. Nagu mainitud, tulistasid esimesed USA B-52D ilmselt liitlasriikide territooriumilt kaugmaarelvi. Kuid kuna suurem osa Iraani õhutõrjevõrgustikust on kokku varisenud, on alanud lähenemisviisi muutus. Afterburner selgitab edasi öeldes, need B-52D saavad sisse lennata, lasta oma tiibraketid välja kaugelt ja siis lihtsalt edasi lennata. Kui Iraanis on õhuülekaal saavutatud, saavad B-52D jätkata rünnakuid Iraani sees. Tõenäoliselt kasutavad pommitajad selleks 2000 nahelaste pommidega JDAM täppisrünnakumoona. B-52 suudab oma 70 000 naelase kandevõimega rünnakule tuua 35 rasket pommi, millega saab sihtmärgi hävitada. Seda näeme praegu kogu Iraanis ja hiljutise arenguga tõenäoliselt peagi veelgi rohkem. Jää meiega ja me selgitame, miks see nii on. Aga enne kui selleni jõuame, lisab Afterburner, et see, mida me praegu Iraanis näeme, on USA õhuülekaalu doktriini nii edukas rakendamine, et see on purustanud kõik strateegiad, mis Iraanil enne esimeste pommide langemist veebruari lõpus võisid olla. B-52D sooritavad korduvaid õhurünnakuid. Afterburner ütleb, et nad tõkestavad ohud enne, kui need muutuvad tõsiseks USA-le, Iisraelile või Pärsia lahe riikidele, keda Iraan sihib. Afterburner selgitab, õhutõrje tuleb esmalt salaja neutraliseerida, luua vaiksed koridorid ja tuua siis raskekaalulised pidevaks surveks. B-52 on üks raskekaalulisemaid lennukeid. Iraan tunneb iga päev kogu selle 70 000 naela suuruse pommikoorma raskust. Nüüd mainisime hiljutist arengut, mis toob peagi rohkem B-52-id Iraani kaos tekitama. See areng on lihtne. Suurbritannia lubab USA-l kasutada oma lennubaase. Kasutusel on RAF Fairfordi baas ning tõenäoliselt liitub ka Diego Garcia India ookeanis. TWZ and Metel saabus 3 Ameerika B-52 lennukit 9. märtsiks endisesse baasi Minoti õhuväebaasist Põhja-Dakotas. Ja nüüd, kui need pommitajad on seal, saab Iraan teada, mida tähendab tõeliselt pidev kampaania. Miks? Lihtne vastus on see, et Ühendkuningriik lubab USA-l kasutada oma lennubaase, mis vähendab oluliselt Ameerika B-52 pommitajate reisiaega. Enne kui Ühendkuningriik USA-l siseneda lubas, lendasid B-52 pommitajad USA-st Iraani. Nad võisid paikneda lähedal asuvates baasides, kuid see tähendas ohtu sattuda Iraani raketirünnakute sihtmärgiks. Isegi nii pidid B-52D lendama üle Atlandi, Euroopa ja Aasia, et jõuda sihtmärkideni. Õhus tankimise peatused olid vajalikud, et pommitajad jõuaksid Iraani ja tagasi. Ja isegi kõige lihtsamal tasemel annavad pikemad lennud rohkem võimalusi, et midagi võiks valesti minna. RAF Fairfordi kasutuselevõtuga on B-52 lennuaeg palju lühem. Kaitsetööstus selgitab. See ütleb, et vahemaa Missouri osariigis asuva Whitemani õhuväebaasi, kust startisid Ameerika esimesed B-52 pommitajad ja Iraani vahel on umbes 11 000 kilomeetrit ehk 6835 miili. See on peaaegu B-52 lennuki 8800 miilise lennuulatuse lähedal ilma tagasiteed arvestamata. RAF Fairfordi lennubaasi ja Iraani vahemaa on 4500 kilomeetri ehk 2796 miili, mis on palju vähem kui pool vahemaast. See võimaldab Ameerika pommitajatel lennata Iraani, visata pommid ja naasta baasi, mis jääb Iraani vasturünnaku ulatusest välja, kuid on B-52 lennuulatuse sees. B-52L jääb RAF Fairfordist edasi-tagasi lennates paaki üle 3000 miili jagu kütust. USA tunneb seda baasi samuti hästi. BBC andmetel on USA õhujõudude 501. lahingutoetustiib selles baasis juba ammu tegutsenud ja toetab Ameerika pommitajate laevastikku. B-1, B-2 ja B-52 pommitajad on varem selles baasis olnud. Taristut pole vaja ehitada, see on olemas. USA loimid, kes hooldavad pommitajaid ja hoiavad neid lennus. Tõenäoliselt näeme, kuidas USA kaubalennukid suunduvad RAF Fairfordi baasi, et tuua laskemoona B-52 ja teiste pommitajate jaoks. Ja kõigele sellele lisandub lihtne fakt, et Ameerika pommitajad peavad Iraani lendama palju lühemat vahemaad, millest me pole veel rääkinud.
Lühem vahemaa tähendab sagedasemaid rünnakuid. Iraani jaoks ei paista B-52 põhjustatud raketi infrastruktuuri kaosele lõppu. Pigem tähendab Ühendkuningriigi baasi mängutulek, et juba niigi laastavad rünnakud, mida oleme seni näinud, muutuvad veelgi intensiivsemaks ja sagedasemaks. Trump on samuti väga selgelt öelnud, et USA jätkab Iraani ründamist seni, kuni töö on tehtud, kusjuures selleks tööks näib olevat riigirežiimi täielik kokkuvarisemine. Kui Trumpilt 9. märtsil küsiti sõja lõpu kohta, ütles ta, et USA on kõrvaldanud 2 Iraani juhtkonna taset, lisades, enamik pole neist juhtidest kuulnud. Teeme suuri edusamme oma sõjalise eesmärgi täitmisel. Suured edusammud eesmärgi täitmise suunas ei tähenda, et sõda oleks veel läbi. Iraani otsus nimetada Ali Khamenei poeg Mojtaba Khamenei kõrgeimaks juhiks ei paranda riigi olukorda. Al Jazeera sõnul on Trump selle ametisse nimetamise häälekalt hukka mõistnud ja vihjanud, et see ei kesta kaua. Teisisõnu, Iraani jaoks ei piisa sellest, kui üks Khamenei asendatakse teisega. Ma ei tee seda, et tuleks uus Khamenei. Tahan valikuprotsessis osaleda, ütles Trump. Iraan näib aga mõtlevat teisiti, kuigi on raske näha, kuidas ta saaks pidada läbirääkimisi mingisuguse relvarahu üle, kui ta samal ajal teeb juhtimisotsuseid, mis on otseses vastuolus sellega, mida Trump Iraanile soovib. Kuni selliseid ametisse nimetamisi tehakse, lendavad B-52 edasi. Iga lennuga kaasnevad uued rasked löögid asümmeetrilise sõjapidamise strateegia vastu, mida Iraan kavatses kasutada. Veel rohkem raketibaase ja stardiplatse lastakse õhku. See kehtib ka ladude ja raketitööstuse taristu kohta. See tähendab, et uus Khamenei on määratud juhtima riiki, mis on sõjaliselt vähem kui 2 nädalaga kokku varisenud. Mojtaba Khamenei peab arvestama varasemalt mainituga, kui ta üritab planeerida järgmisi sammu. Ameerika B-52 on nüüd RAF Barefooti baasis lähemal kui kunagi varem. Seega oleks uuel Khameneil mõistlik enne juhtimisest loobuda, kui USA alustab rünnakuid, mis ei piirdu enam ainult raketirajatistega. Lõppude lõpuks ei ole B-52 ja teised pommitajad ainsad, mille pärast Iraani uus režiim muretsema peab. Lennukikandjad on endiselt Pärsia lahes ning nende hävitajad põhjustavad Iraanis sama palju kahju kui Ameerika pommitajad. Mõned väidavad, et lennukikandjad muutuvad iganenuks. Vaata meie videot, et teada saada, mida arvame. Kui video meeldis, telli The Military Show, et jälgida Ameerika tegevusi Iraanis. Aitäh vaatamast!